Tühistatakse. Mina. Appi. Aga mul on sõnavabadus. Viita. Daamid ja härrad, teie ees on Märt Koik ja Andreas Jääger ja see on siin Täiesti putsis vana nagu. Viita. Sa räägid liiga palju. Meil on nagu, me räägime poliitikast ja me räägime huudest, meil on nagu see. Ahoi, võhkarite kuulaja vaataja, teid tervitavad Andreas Jääger ja Märt Koik. Hei hopsti, väike kuradi, teate küll. Jah, kõik teavad täpselt, mis sa mõtlesid ilma mingisuguse küsimuseta. Poolet teid täna ei ole, nii et täna on Andrese klipivalik. Andrese klipivalik. Tänasesse klipivalikusse jõudsid 2 klippi. Üks on podcastist Eesti Eso ja teine on podcastist Kris Kala podcast. Yes, meie kõikide lemmikud. Yes. Ja alustame Eesti Esost, kus käis külas Urb, nimega Tarmo eesnimega, ja ta rääkis siis ühe sellise loo. See on natukene pikem, seega võtkem korraks aega ja kuulakem, mida räägivad targad inimesed, kellel on kindlasti väga palju tarka öelda. USA-s tehti must need telesaated, eks ole, siis seda näidati üle kogu maailma, igalt poolt, isegi Aafrikast mulle helistati ja kirjutati, praegu see, isegi täna hommikul Aafrikast helistati mulle. Ja helistab mulle üks naisukene New Yorgist, ütleb Tarmo, et ma nägin sind just televiisoris ja issand jumal, nii tore, et sa olemas oled, lõpuks ometi üks inimene, keda ma näen kohe, et sa usaldad. Et võt, mul elu on väga raske ja paha ja ma töötan meeletult ja ainult töötan, muud midagi üldse ei teegi. Et kas sa saad mind aidata? Kõik pere on haiged värgid, ma maksan kõikide arveid ja lihtsalt täielik ori. Ja mis su nimi on, see ja see, perekon nimi see ja see, vaatan Penniga, ja ma ei saa sind aidata kahjuks kallikene, et möödunud elus sa olid Saksa koonduslaagris osakonna juhataja. Nime ütlesin ka veel, ohvitser see ja see. Et sinu all olid mustlased ja sa lihtsalt lasid inimeste pihta märki igavusest, sa tapsid 225 inimest püstoli, lihtsalt tulistasid märki inimeste pihta. Sa olid selline närakas, et kui sõda lõppes, siis sa surid hirmust kuskil prügikastide vahel nagu kuradi rott. Ma räägin alati väga otse. Ja naine ütleb, et issand jumal, ma olen koju, ma tapan enda ära. Mõtlesin, ei, et ära mine. Sa teed praegu õiget asja. Lihtsalt keegi ei tohi sind aidata, sa peadki orjama nüüd. Et kui hästi läheb, siis elu lõpuks äkki orjad ennast tasa. Ja ta ütles, tead. Ja ta ütles, et tead, aitäh sulle, Tarmo, keegi ei ole mind kunagi niimoodi kuradi rohkem aidanud. See klipp nagu äratas minust palju erinevaid tundeid, üks nendest oli nagu vastikus ja vastikus selles suhtes, et nüüd tekib küsimus minul, kus asub nagu vastutus või kellele asub vastutus? Kui inimene, kes arvab, et ta näeb teiste inimeste siis nagu eelnevaid elusid, ütleb, et sa tapsid ära üle 200 inimese. See oli mingi fucking nats. Ja inimene ütleb, et kuule, ma tapan ennast ära nüüd. Ja nüüd ta elab nagu, okei, ta ei tapnud on, aga ta elab nüüd selle teadmisega, et ta tappis ära 228 inimest, mis see ennast number oli. Jah. Et on sul mõtteid, kellel lasub vastutus ja kas kuna hakatakse vastutusele võtma sellise juhtivest inimesi? Ei, lõppkokkuvõttes me elame sellises maailmas, et nagu jah, keegi võib nagu seda näha, et Tarmo nüüd ütleme, et ta tapabki ennast ära ja siis öeldakse, Tarmo Urb on süüdi, sest Tarmo Urb ütles talle selliseid asju, siis jah, tal on oma käsi seal, aga nagu ma ei tea, seal vist on nagu see, et ega ta nagu tegelikult ei vastuta lõppude lõpuks, sellepärast, et kui mina ütlen kellelegi, et sa oled, nagu sa ei ole mitte midagi väärt inimesena näiteks ja siis inimene ennast nagu ära tapab, siis põhimõtteliselt kuidas ma vastutan selle eest? Lõppkokkuvõttes tekib nagu see küsimus. Ei saa ju vastutusele võtta. Kuidas sa võtad? Aga nagu kogu see tekst ise, et kuna ma olen inimene, kes ei usu reinkarnatsiooni ega midagi sellist, siis ma pühin selle kõik kohe nagu laua pealt maha selle jutu ja tavai selge põnev lugu kiilakalt mehelt, lahe. Et aga jah, see vastutuse koha pealt ega
keegi ei vastuta. Just, igatahes mulle tundus see nagu tegelikult väga rets, et niimoodi need asjad tegelikult toimuvad. Nii, ja nüüd üks mitte nii rets, vaid siuke väike sissevaatav lugu siis Kris Kalalt. Kuulame selle ka, see on lühem. Korraks peatuks just selle poolel, et sa mainisid COVID ja ütleme siis tänane, ma ei tea, ala 100 või mis iganes olukorda, mis tekitavad siin ühiskondlikud inimestes kollektiivselt sellist stressi, eks ole. Ma pean täna tunnistama, et mitte kumbki sündmustest mind ei ole mõjutanud. Kui ma vaatan ümberringi, kuidas inimesed on sellest mõjutatud olnud varasemalt, vaimselt just, ja täna ka füüsiliselt mõned enne, siis ma olen kuidagi jäänud sellest nagu välja. Ja ma olen mõelnud, et huvitav, et miks see niimoodi on. Ja siis ma olen selles mõttes selle kiiksuga inimene, et mul on hea meel öelda, et ma ei ole nagu väga haritud akadeemiliselt. Korraks. Vot, see klipp tekitas minus küsimusi selle koha pealt, et kas ma mäletan valesti midagi või? Ja ei, see ei olnud Kris Kala, kes tegi pika video ja sisuliselt pani alguse minu striimimise karjäärile, et see ilmselt oli mingi teine mees, et jaa, et ei, aga tal on selles mõttes, ta võib alati öelda seda, et et ta lihtsalt kommenteeris, et aga see ei ole teda vaimselt kunagi nagu mõjutanud või midagi sellist, et mis on ka mees oli mega vihane, et tal maski kästi ette panna ja tal oli Eesti põhiseadus taskus, et kas ta nagu unustab ära mingid asju? Kusjuures ma arvan küll, jah, ma arvan, et see on nagu selline asi, et ta lihtsalt nagu nõks on nagu seda tüüpi mees, et ta nagu inglise keeles on tore termin retcon, ehk siis nagu kirjutab ümber seda, mis tal on olnud nagu, et räägid, et mul kuradi seisin Eesti vabaduse eest, kui see COVID aeg oli ja kõik. Ja siis, kui see enam nagu oluline ei ole, inimesed on hakanud seda nagu unustama ja pigem nagu räägitakse sellest, et issand, jumal COVID keeras, inimeste psüühika ja nii tuksi, siis sa oled see, kes ütled, vaat minu psüühikat ei keeranud, ma isegi ei tähele, et COVID oli. Et see nagu vaiksed nagu retconid ära, et sa üritad kogu aeg nagu update ida oma seda imagot nagu natukene kuidagi, et täpselt siuke vibe on sellel asjal. Et ja selles mõttes ma mõtlen seda jumala tõsiselt. Kui keegi ütleb kunagi, et mul on nagu see hea asi, mida enda kiituseks tahan öelda seda, ma ei ole nagu väga haritud akadeemiliselt. That's a red flag. Sest et see on üks nendest jutumärkides vabamõtlejatest, kes usuvad kõike seda, mis neile internetis põnevalt üles ehitatud YouTube video näitab. See on nende vaba mõtlemine, et see on siuke, jah, see on huvitav viis, kuidas nagu läheneda seal. Aga et vaimselt terve olla, siis seda ikka soovitatakse küll neid sotsiaalmeediapause või üldse meediapause, et ma kuidagi ei oska, ma vist ei oska seda, et sotsiaalmeedias või meedias täielikult nagu eemale minna. Mul tunne, et see tekitab alguses väga suurt ärevust ja suuremat ärevust, vaata. Sest äkki sa enam ei ole täitsa välja lõigatud, vaata. Jaa, ma saan sellest aru, sest et tegelikult see on üks asi, mida ka mina siin vahepeal proovisin teha, et ma otsustasin, et ma Twitteris ei käi ja siis ma mingi vahemik nagu ei käinudki, aga lõppkokkuvõttes on see, et tegelikult, eriti võttes arvasin, mida nagu meie teeme, mis on see, et me teeme podcasti ikkagi põhimõtteliselt iga nädal on ju. Mina 2 korda nädalas veel striimin ka ja minu käest küsitakse ju päevakajalisi asju. Mida sa arvad? Jah, kuidas ma saan öelda, et ma ei tea igas saates, igas oma striimis, nii kolmapäeviti kui laupäeviti, et see on nonsense. Ma nagu pean olema sellega kursis, sest ma olen teinud sellest endale nagu töö. Ja see on nagu väga keeruline selles mõttes, et nagu mõnes mõttes ma isegi leian, et kuna ma niikuinii mina tavaliselt striimin ikkagi edasi, näiteks kui meil on mingisugune suvel või talvel, kus me teeme selle pausi, et ma nagu näen seda, et Andreas Raisk saab endale tegelikult seda lubada, et ta 6 aega näiteks ei käi sotsiaalmeedias, sest et me ei tee 6 aega saadet, ütleme, ja siis ta lülitab ennast välja nagu. Aga siis on üks probleem. Sa pead 6 aega pärast tagasi tulema ja sa pead olema kursis sellega, mis 6 aega tagasi juhtus. Et nagu tegelikult see ongi nagu hästi raske ja on ennast välja lülitada. Jep. FOMO tekib ka mitte ainult sellepärast, et see on töö. Ja ei, ma olen selles mõttes nõus sinuga, et tegelikult mina ka ei saa endale lubada sellist asja, et ma nüüd lülitan nagu täiesti välja, et ma nagu üldse vaata. Aga vaata, kuidagi see harjumus on ka, et nagu mina olen üsna selles mõttes telefoni sõltlane ja ma ei ole nagu sellega tegelema hakanud, sest ma nagu ei pea seda nii suureks probleemiks, aga vahepeal on küll tunne, et ma nagu võib-olla raiskan rohkem aega tühja tähja peale, kui lihtsalt, et vaadata
mingisugust head filmi, on ju, et viimasel ajal mul on olnud natuke rohkem aega ja ma näiteks vaatasin ära nüüd Black Mirrori viimase hooaja ja mingil põhjusel mul oli 3. hooaeg vahele jäänud, kõik ülejäänud olid vaadatud ja siis vaatasin 3. hooaega veel otsa ära. 3. hooaeg oli siis see, mis oli nüüd, mitmes hooaeg välja tuli nüüd? 7. 7 või? Oh shit, okei. Ma tean seda, ma mäletan, ma ei ole seda uut vaadanud, ma lihtsalt mäletan, et viimane oli täielik saast, aga see viimane on väga hea. Parema läks. Et jälle see esimene osa, mis seal kohe tuleb, Common People oli vist osa nimi, 10 punkti oma ja siis 3. hooaja esimene, mis oli Nosedive, samamoodi 10 punkti oma, see oli see, kus seal hindeid pandi kogu aeg. Jah, see on täiesti nagu, see on väga aga üldiselt mõlemad nagu hooajad 3 ja 7 nagu crazy. Et ma olen neid on natukene vaadanud, nii et oma aega ma raisanud nii palju jälle sotsiaalmeedia peale, ma vaatan Black Mirrorit lihtsalt. Aga teine asi on see, et sotsiaalmeedia on nagu selles mõttes, osad inimesed ütlevad ära, Kristjan Lüüs, kes meil ka saates ütles, tema ei vaata uudiseid, on ju. Ja see on see asi, millest mina ei saa aru, et jällegi more power to you, nagu tee, mis sa teed ja have fun, on ju. Aga selles mõttes on nagu natukene raske, et kui me näiteks saame kokku, mängime Dungeons and Dragonsit, Kristjan Lüüs on ka meie hulgas, siis Kristjan ongi nagu see, kes ei tea päevakajalisi asju. Ja siis kõik teised laua taga teavad ja siis keegi siis me nagu seletame talle, et see oli, mingid asju ta ikka teab läbi nagu sotsiaalmeedia jõuab ka, nagu ta ütles, läbi TikToki, on ju. Aga see on nagu natukene, sest et eriti mingisugused riigi seisukohast olulised operatiivne info või mingisugune selline asi, see ei lähe TikToki. TikToki läheb alati erameediast mingi üleskistud draama või asi, vaata ka, on ju, või kui mingi hästi controversial teema nagu, et need nagu lähevad, aga selles mõttes, et minu arust nagu pigem sotsiaalmeediast ära minna, aga ikkagi nagu uudiseid võiks ikkagi vaadata. Aga sinu puhul on niikuinii see, et sina jagad inimestele teadmisi ja oma nägemust asjadest, sest sul on ka ju veel nagu kuulajaid, vaatajaid, aga mida ma ainult sinust räägin, ma olen tegelikult samas kohas, sest ega Võhkarite kuulajad on ka ju, me oleme ammusest aru saanud, et on palju inimesi, kes saavadki teada päevakajalistest teemadest või poliitikast siin, on ju, läbi meie vaatenurga, mis ei ole kuidagi neutraalne. No pluss siis on veel see asi ka, ma ei tea, ma eeldan, et see on sul ka, et nagu inimesed on kursis sellega, et mida ma teen seda podcasti ja ma striimin ja siis ka nagu tuttavad selles mõttes kuskil, kui on mingi kokkusaamine, siis minu käest küsitakse arvamust mingisuguse päevakajalise teema kohta, mida võib-olla muidu ei oleks küsitud, aga kuna ma pean ennast kursis, siis aga küsitakse minu käest. Ma olen nagu seda ka nagu täheldanud ja siis on nagu mingi on the spot on nagu okei. Ja siis hakkan rääkima nii-öelda, kuidagi aju lülitub mingi ja siis hakkan koha peal podcasti nagu ajama. Seda ka mina olen täheldanud. Nii ta on. Aga lähme nüüd hüppame teemadesse ka. Isamaa armastatud poliitik DJ Lea ehk siis Lea Danilson-Džärg 15. aprillil tegi Patsebokis postituse, kus ta alustas väga selliselt ma ei teagi. Igatahes punased hüüumärgid. Tähelepanu, lapsi rakendatakse valitsuse planeeritava immigratsiooni hüppelise suurendamise reklaamimiseks. Kes inimestega nõnda manipuleerib? Vastuse leiab artikli lõpust. Lugude sari mitmekultuurilisemaks muutuvast Eestist valmis Oivalis ajakirjanduse stipendiumi toel. Mis tähendab, me räägime siis Eesti Päevalehe artiklist mitmekultuuriline Eesti, kus on kirjas, et tema, minu sõber, et see algas, artiklis algab sellega, et ajakirjaniku tütrel on üks tumedanahaline sõbranna lasteaias ja siis ta nagu sealt liigub edasi ja räägib sellest, kus mis, kui palju on võõrtööjõudu vaja, kuidas inimesed räägivad kõik seal, või et eesti keeles ikkagi lasteaedades õpetatakse ja nii edasi, et selles mõttes, et artikli näeme väga nagu selles, minule tundus selles mõttes nagu tore nagu sissevaade sellesse, kuidas tõesti erinevad kultuurid rikastavad üldiselt ka laste nagu selles mõttes vaimu ja mõttetegevust. See on tore sissevaade sellesse, et kui su laps käib lasteaias koos ja tema sõbranna on tumedanahaline, siis on sellest ja ta kasvab nagu üles ja puutub nende inimestega nagu lapse ees kokku, siis sa pead sitaks palju vaeva nägema, et sellest inimesest rassisti kasvatada näiteks. Sest et kui keegi ütleb nagu, et tumedanahalised on ju sellised, siis sul on nagu, excuse me, what the fuck, ma olen nagu üles kasvanud need inimeste keskel, millest sa räägid. Et see on nagu, tegelikult see on hästi positiivne.
Jah, teistpidi on muidugi see ka, et rassism võib juba lasteaias sisse tulla. Muidugi. Lapsed sellest rassismist kuulevad natukene hiljem, aga seal on juba väiksed 5-aastased, kelle vanemad on, ma ei tea. Ei, absoluutselt, ja nagu selles mõttes, et selline, kuidas ma ütlen, et meil on et selles mõttes mitte keegi ei ole värvipime, see on võimatu. Kui keegi väidab, et mina ei näe naha värvi, no, siis sul on mingi haigus järelikult. Et nagu selles mõttes, et et osad inimesed on tumedama nahaga kui teised ja kui inimene on teistsugune, siis on teistsugused inimesed on hästi lihtne süüdistada. Ja et nagu sa saad lapsele õpetada selle ka, et seda saab ka kaasa anda lapsega muidugi, jah. See on ka. Igatahes, kes sellest maksab, küsib DJ. Avalik info kohaselt loodi Oivaline ajakirjandus 2021. aastal eesmärgiga anda välja stipendiume, et edendada Eestis uurivat ühiskonda sügavuti mõtestavat ajakirjandust. Siis on järgmine küsimus. Kes selle tellinud on? Mina ei tea, ütles Lea. Kas keegi teab? See oli jälle selline kohe nagu mõte, et kuidas mina ei tea, et äkki siis nagu, ma ei tea, uuriks välja või siis lihtsalt ta nägi, et there is a one N-word pildi peal, läks silmes punaseks, kes selles vastutab, kas keegi teab? Ma ei tea, uuri välja, kindlasti keegi teab, kindlasti keegi teab. Ja, no, aga see on see konspiratoorne mõtlemine, et ta sisuliselt teeb seda, et ta lihtsalt tuli Facebook, hakkas küsimusi esitama, see on see vana ja klassika, et selles mõttes, et ei midagi uut nagu selle koha pealt, aga jah, et see on lihtsalt, jätab hästi lollaka mulje. See on nagu Twitteris Maik on ka vist, või Blue Skies nüüd, on nagu öelnud seda ka, et tegelikult ikkagi mingi PR-inimene võiks Isamaal ka olla, kes nagu natukene need asjad nagu läbi mõtleb või nagu kellega võiks nagu konsulteerida, et kuna I feel like I wanna go full racist, can I? Siis ta ütleb, et don't. Et see on siuke natukene nagu naljakas asi, mida näha, jah. Ja, aga samas see on nagu DJ Lea. Et nagu selle vaata igal ühel inimesel on oma nagu standardid ja DJ Lea omad ei ole väga kõrged arvestades nagu eelnevalt, mis ta nagu öelnud on ja teinud on. Aga loomulikult võiks neil olla piirinimene. Olen nõus. Aga igal juhul Eesti inimesed seda küll tellinud pole, et neile mitmekultuuriliseks muutuvat Eestit müüakse. Eestlastel on isegi olemasoleva mittekultuurilisega raske toime tulla. Eriti puudutab see Tallinna, kus Eesti emakeelega inimesi on juba alla poole ning eestikeelne teenindus muutunud luksuseks. Seda ma ei tea, kas see vastab tõele, et eestikeelne teenindus nüüd luksus on. Meil on ikkagi nõud, et kui ma ei eksi, siis meil peaks olema isegi niimoodi, et kui ma lähen näiteks kohvikusse ja kohvikus, ma saan aru, lihtsam on, kui mul on teenindaja ei oska eesti keelt ja räägib inglise keeles, mina vastan teil inglise keeles, aga tehniliselt, talle vist võib isegi politsei kutsuda, et nagu kuulge, what the fuck, et nagu selles mõttes, et rääkige eesti keeles, et ikkagi siin, kohustus on osata eesti keelt, kui sa nagu oled Eestis minu arust ikkagi pakud teenuseid või asju, aga see luksus on, ma ei ole sellega nõus. Aga samas, teate mis asja? Ma olen võhker, ma ei ela Tallinnas, et võib-olla siin Tallinna inimesed võivad nagu kirjutada, et äkki on tõesti nii. Sama mõtet, kui ma lugesin seda, et see ongi nii, et never have I ever tegelikult sattunud teenindaja otsa, kes ei räägi eesti keelt. Aga kus ma elan väikeses Kolkalinnas Tartus, küll Ülenurmel, aga Tartu lähedal on. Et tegelikult võiks öelda ka välja kohad, kus nagu seda vale keelega siis teda nagu tema käest midagi küsiti või midagi talle öeldi, et äkki tal on see probleem tema töökohas, äkki see on et seal poliitika vallas, ma ei tea. Aga ma ise mõtlen nagu seda, et tegelikult, kui me mõtleme nüüd selle peale... Sa mõtled, läks nagu välisriiki ja siis seal tuli keegi küsis, may I take your coat, please? May I take your order? Vabandust! Ma olen, et ei tea, et natukene naljakas. Aus. Aga siis ta küsis veel küsimuse, kas Eesti üldse on enam rahvusriik? Põhiseaduse kohaselt on riigi ülesanne tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade. Valitsuse plaan tuua Eestisse aastase sündide arvuga võrreldava hulgal immigrante on kuritegelik ja põhiseadusega vastuolus. Valitsusel tuleb loobuda sellest plaanist ja meedia ei peaks ajakirjanduslikku sisu teeseldes valitsuse kuritegelikke plaane reklaamima. See lõpp on jälle niimoodi, et I saw a black person. Aga jah, siin oli artiklis oli kirjas, et mingisugune tööjõudu vaja on Eestisse umbes aastas üle 9000
inimese, on ju, ja lapsi sünnib umbes sama palju, et see ei ole kõige parem nagu ratio, siis nagu sotsid vist ka ei olnud sellega nõus ja siis ütles, et no go, on ju. Aga et kas tuuakse, minu küsimus on, kas nagu tuuakse siia või ikka inimesed nagu pigem tulevad? Ei no, kes see toob ja kuidas? Asi ei olegi tegelikult toomises, asi on selles, et lastakse piiri pealt sisse lihtsalt, siin on nagu see asi. Ja nagu see on ka, et kui meil on aastas vaja 9000 inimest ja meil sünnib aastas, ütleme, 9000 last, on ju. See on cool. Kui meil on täna 9000 inimest puudu, siis oluline ei ole see, mitu meil nagu, et meil on nüüd järgmine aasta, et oleks vaja sama palju, et 9000 inimest sünniks, vaid selle asemel on meil vaja teada, kui palju inimesi siseneb tööturule. See on ju, et noh, et see arv on ju teine. Aga... Ja palju suuremgi ei pruugi, selles mõttes, et me siin see beebibuumi aeg ju sai läbi, mis 90-ndatel oli, et võib-olla tööturule siseneed on nagu vähem. Ja selles mõttes on ka, et nii ebameeldiv, kui see ka ei ole nagu tunnistada ka väga nagu sellistel nagu rahvuslikel kapitalistidel, siis nad peavad sellest aru saama, et kui meil on tööjõupuudus, siis see tööjõud on vaja välismaalt sisse tuua. Et nagu selles mõttes, et loodus ja kapitalism on ühtemoodi, nad ei salli tühja kohta. Et selles mõttes, et see koht on vaja ära täita ja need inimesed tulevad siia ja nad on meie majandusele tegelikult ju kasulikud. Et lihtsalt peaasi on see, et me suudaks hoida selle kõige juures, eks ole, nagu Eesti Vabariiki sellisena nagu ta on, aga teine asi, mis siia juurde tuleb tuua, on nagu see ka, et ma tegin just video sõnavabadusest ja tsensuurist, eks ole, kus kohas ma selgitasin põhiseadust ja mul on selline tunne, et jällegi on vaja nagu hakata põhiseadust selgitama, et DJ Lea räägib seda, et põhiseaduse kohaselt on ülesanne tagada Eesti rahvuse keelekultuuri säilimine ja valitsuse plaan tuua immigrante on kuritegelike põhiseadusega vastuolus. No, aga siis tuleb anda kohtusse riik selles mõttes, mitte läliseda Facebookis selle teemal, et kus otsas see põhiseadusega vastuolus on, sellepärast, et ütleme niimoodi, et me ei too, et meil on niimoodi, et meil on räige tööjõupuudus, aga me ei luba töötada välismaalastel. Mis tähendab seda, et nad elavda meie majandust, meile majanduses on sitasti ja siis, mis me laseme majandusele kokku kukkuda ja siis on Eesti riik kaob selle pärast ära, et good job, DJ Lea on vähemalt rahul, vähemalt ei tulnud mustanahaga inimesed ilmselt sisse just, I guess. Aga, et noh, ma ei saa nagu sellest aru. Plus teine asi, see, et meil on hästi palju välismaalasi ja lasteaedades on palju lapsi, kes räägivad teises keeles kodus ja kõik see, selle asja kõrval on hästi oluline nagu aru saada sellest, et Tallinn on Eesti Vabariigi pealinn ja sinna on koondunud kokku valdav osa meie erinevatest ettevõtetest, mis tähendab seda, et kui keegi tuleb nendesse ettevõtetesse tööle välismaalt, siis nad tulevad Tallinnasse, mis on selles mõttes, et nagu, ma ei tea, nimetaks Tallinna selle koha pealt nagu metropoliks, et nagu see on selle riigi süda ja seal kogu see asi toimub ja sinna tulevadki siis inimesed ka teistest kultuuridest, sellepärast, et nad tulevad siia tegema oma tööd. Nii on jah, muidugi vaata, lihtinimestel on võib-olla raske nagu aru saada sellest ja lihtinimeseks ma peaks nagu kõik inimesi, kes töötavad, et mis on see 10 000 või 9 000 töökohta, mis nagu puudu on, et võib-olla päris hästi ei suuda sellest aru saada, aga tundub, et ka Lea ei suuda sellest aru saada. Ja, et noh, et mis on see, et nagu, et noh, mis on need töökohad, mis nagu puudu on, et nagu selle koha pealt on, et kui meil siseneb tööturule, meil sisenevad tööturule inimesed, aga nendel inimestel ei ole neid kvalifikatsioone, mida vaja on, siis need inimesed tuleb võtta kuskilt mujalt. Ja siis ongi nagu see, et need inimesed tulevad siis välismaalt, noh. Sorry. See on küll huvitav, et nagu, et Bolti ja Wolti tüübid siis tumedanaalised, et need on alati leidnud kõige väiksemad autod, mis on üldse võimalik. Ma alati üllatun, iga kord, et kui saab veel väiksemaks üks auto minna. Ja. Et see on niisugune veits nagu... Aga linnas on nendega juba hea manöörda teile, noh. Absoluutselt ja ma eeldan, et nad võtavad ka vähem kütust, eks ole, kulud on väiksemad, absoluutselt. Ja nii edasi, eks ole, et ma saan aru sellest, aga päriselt ka vahepeal tegelikult tunne, kas päriselt on üldse nii palju väikseid autost olemas nagu või?
nad leiavad kuskilt üles. Sõidavad need ära ja sina ei, vaata, kui sina tahad osta, sa ei leiagi, kõik on eest ära ostetud. Ongi, nii et võt siis. Võtak, aga jah, siin on tegelikult peaks Facebooki minema kirjutama, et kuradi Black Eyed või ostavad kõik väiksed autod ära, et Mart Kallas, võib-olla Mart Kallas võiks siinkohal võtta sõna tegelikult. Aga jah, selles artiklis, millest siin juttu oli, ongi nagu räägitud ka sellest, et pea pooled Tallinna laste ja lapsed ei räägi kodus eesti keeles, et eesti keelest erineva koduse keelega lapsi on 49%. Aga noh, see ongi see, et inimesed, kes tulevad siia, räägivad kodus teist keelt ja enne kui ja hästi oluline ongi see, et kodus räägitakse teist keelt. Inimesed, ma kardan, et hakkavad seda graafikut jälle valesti lugema, et meil on, näete, ongi, meil on lapsed, juba pooled lapsed ei räägi eesti keelt. Nad ei räägi eesti keelt kodus. Et nagu siin ongi nagu hästi erinev asi, et nagu selles mõttes, kui mina lähen nüüd, ma läheks oma perega elama, ma ei tea, Ameerika Ühendriikidesse, siis kui ma käiks kodust väljast, käiks tööl, räägiks teiste inimestega, siis oleks kõik in English, absoluutselt, aga miks ma pean kodus inglise keeles rääkima? Ma räägin ikkagi oma emakeele nagu lastega, nagu, ma ei tea. Jah, selles artiklis oli ilusti kirjutatud ka, et eesti keeles õpetatakse lasteaedades. Nagu, mille pärast nagu teacher ja mis see nagu siis halb on see, et nagu Black Girl ja White Girl on sõbrad, mis see nagu siis probleem on ja seal oli kirjas, et 57 erinevat keelt või kuidas seal kirjas oli, et räägitakse, aga jah, kodudes. Just, et see on kodus. See on väga okei ja mõnes ongi nagu normaalne ju hoida ja enda juuri selles mõttes ju endaga kaasas või kui iganes sa lähed, mina hoiaks ka, ma räägiks ka oma lastega eesti keeles, täpselt nagu sa ütlesid, et Ameerikas või kus iganes ma läheksin. Ja siin on vaja meelde tuletada seda ka, et see on natukene nagu naljakas. Ma tahaks DJ Lea käest küsida ühe hästi lihtsa küsimuse. Okei, kas sina leiad, et eestlase kohus, mõnes mõttes kui moraalne kohus, on see, et kui ta on Eestist pärit, siis ta hoiab ikkagi enda südames Eesti kultuuri ka? Ma julgen oletada, et see vastus ikkagi oleks nagu jah, okei, selge. Nii. See, mis tähendab seda, et kui mina lähen teise riiki elama, siis tegelikult, et siis ongi, et ma ei unustaks eesti keelt ära ja eesti kultuuri, et ma hoiaks seda elusid, juhul kui ma tulen tagasi, et siis et ma jääks eestlaseks, on ju. Et nagu saagem eurooplasteks, aga jäägem eestlasteks. No see põhimõte. Nii. Kui ta kõige sellega nõus on, siis mul tekib küsimus, okei, aga mulle jääb mulje, et kõik teised kultuuri esindajad, kes tulevad Eestisse, sa nendelt nõuad seda, et nad oma kultuurist lahti ütleksid. Miks? See on kogu olnud nii. Et see on täiesti absurdne, et nagu miks nemad peavad lahti ütlema, nemad ka, nad võivad austada meie tavasid ja kõiki neid asju, absoluutselt, absolutely, aga oma kodus on tal õigus olla ikkagi, kui ta tuleb kuradi, ma ei tea, on norrakas, siis kodus ta räägib norra keeles, Aga see on mingisugune arusaam või loogika nende inimeste puhul, et ürid räägi, alustaks see, et räägi eesti keelt, et umbes, et aga ongi, et kodus. Aga kõik see, mis sa ütlesid, olen lihtsalt nõus. Võtta, aga vaatame korra reitingut ka üle. Miks? Kantar Emor, erinevaid reitingu asju on ja Kantar Emor näiteks andis teada, et Isamaa veits on kaotanud oma populaarsust. Tänu DJ Leale ma eeldan. Võib-olla, aga see kukkumine on tegelikult jah, ta on kaotanud, ta on 21% kukkunud 23 peale, aga see kukkumine on selles mõttes ikkagi sellises seisus, et Isamaal on 23, teisel kohal on Reformierakond, kellel on 17. Et see on ikkagi, vahe on ikkagi nagu sees. Ja Keskerakonnal, näed, on ka 17. Et ma ei tea, kas Savisaar ärkas ellu või ma ei tea, mis toimub, aga Keskerakond is making a comeback. Jaak Madisson on EKRE 15%, sotsid 12% ja parempoolsed 8,5%. Et erinevad reitingufirmad annavad erinevaid numbreid. Ühes kohas on parempoolsetel oli natukene 5, aga siin on 8,5. Et mulle meeldis see rohkem, sest see on nagu veits nagu niisugune ärevam number või selles mõttes nagu veits nagu põnevam, et keegi tuleb alt, vaata, somebody's coming. Et 8,5 on ikka tegelikult aga ja Eesti 200 on ikka R-kioski taga ja rohelised on mingil põhjusel 2,4 peal, ma ei tea, mis nemad teinud on. Roheline asi hakkas kasvama, nagu ikka. No eks see lõpuks läheb ikkagi niimoodi, et jälle vaadatakse ära, kes on tuntud nimi ja parempoolsetel ja rohelistel jääb arvatavasti seda puudu.
ma pakun, aga kes teab, Jerk istub oma 1% peal ja koos on temast natuke rohkem, nii et kõik on nii, nagu peaks olema, lihtsalt parempoolsed nagu tõusevad. Muidugi siin on nagu see ka, et need reitingud ei ole nagu, nendesse reitingutesse tuleb praegu suhtuda natukene teistmoodi, sest et tulevad kohaliku omavalitsuse valimised, mitte Riigikogu valimised, on ju. Mis tähendab seda, et noh, rohelised might actually get into somewhere, on ju. Ja Eesti 200 täpselt samamoodi, et tasub nagu selle peale ka nagu natukene mõelda. Sest ERK, ma saan aru ka, on võtnud sihiks ju mitte üleriigilist valimisvõitu. Kuule, aga viimane kord, kui me vedasime Kihle? Keegi kaotas. Kes? Ei mäleta. Kas raha ära maksis? Ei mäleta. Täna ma tahtsin öelda, et äkki peaks uue Kihlpeo tegema, et ma nüüd see aasta usun veel vähem rohelistesse. Mis see tähendab? Et sa tahad kas nad saavad protsendi või? Millegi peale võiks selle mõelda, et võime mõelda, jah? Et jah, rahalised on ikkagi sellised numparid. Kõik, kes viitsivad, võivad meile tulla näiteks Võhkarite YouTube'i minna ja kommenteerida võimalikke kihlvedusid, mida võtta vastu. Valime oma lemmiku äkki välja. Ei, muidugi te võite YouTube'i alla kommentaaridega, kui nõmedad tüübid me oleme. Jaa, see on alati tervitatav. Ja siis ERR kirjutas artikli ka, et parlamendi välistest parteidest on kohalikel valimistel eelis parempoolsetel. Et nagu siin on kirjutatud niimoodi, et parlamendi välistest erakondadest nii reitingu kui rahaliste võimaluste poolest teistest peaaegu üle erakond parempoolsed. Teistel erakondadel napib nii raha kui ka kandidaate. Ja Berling rääkis, et kampaania eelarveks loodab erakond saada kokku üle 100 000 euro, ma ei tea, võttes arvesse, et seal on äriinimesed, ma arvan, et see ei ole probleem. Kas ta algab 1 või 2, seda näitab aeg, sõnas Berling. Tahaks ka rahast niimoodi rääkida, et Jesus Christ. Ja, ei no, võib-olla 100 tonni kokku, võib-olla tuleb 200 000 kokku, noh, siia sinna vaata. Aga mina ütlen kohe seda, hei, kui sina oled, nimetage, kasutame terminit, madalam keskklass, ja kui sa näed sellist lauset, et noh, et kas on 100 000 või 200 000, noh, seda näitab aeg. Major red flag, kui sa hääletad parempoolsete poolt, siis sa oled lollakas, konkreetselt, sest et they don't care about you. Kuulake, kuidas nad fucking rahast räägivad. Berlingu sõnul ei ole veel arutatud, kellest saavad esinumbrid, muu hulgas, kas ta ise hakkab Tallinnas linnapea kandidaadiks. Samas ei välisti Berling ikkagi ka ise Tallinnas linnapeaks kandideerimist, mis on ootuspärane, et mitte kunagi ei öelda välja jah või ei. On, ma mõnest võiks just öelda, et muidugi ma kandideerin. Kuradi lähme ja pea püsti. Aga kuidas tahab? Äkki nad tahavad Ilmar Raagi sinna? Tea, ma ei viitsi praegu välja otsida neid, kes populaarsem oli, aga ma ikka usun, et kõige populaarsem oli Ragnar Saks valimistel. Ragnar Saks. Vist oli Ragnar Saks nimi. Las ta olla. Mina seisan sellest, et parempoolsed teeksid väga hea tulemuse kohalikel valimistel, ennekõike Tallinnas, mis on paratamatult majanduse mootor. Vaat kui on üks inimene, kes saab aru sellest, et miks on võib-olla teise kultuuriga inimesed Tallinnas, vaat parempoolsed, konkreetselt parempoolsed saavad sellest aru. Raudselt. Nemad majanduse mootor. That's why they're there. Aga vaata, nende kampaania loosung on kindlalt paremaks, mis on mõeldes nagu üsna kurb, et võiks juba olla siis tegelikult midagi, et ongi, et majanduse mootor põrisema või midagi taolist, et see majanduse mootor on päris tegelikult lahe välja minu arvates. Aga kindlalt paremaks ei ütle mitte midagi, minust on boring. Jaa, aga ta kalambuurina on ju hea selles mõttes. Kui sa nii ütled. Et noh, ikkagi parempoolsed. Ma olen alati kriitiline selles mõttes. Kindlalt, ja. Sa isegi ei saanud aru sellest. Ei, ma ei saanud aru sellest, ma ei ole nii hai. Ja. Ma ei ole, ja mina täiesti hai. Selles mõttes. Jah, kindlalt paremaks, davai. Aga kõlab ikkagi tegelikult nigelalt, sorry.
Ja siis, mida ma juba jõudsin öelda tegelikult, et erakond Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid keskendub Tartule. Erki juhatuse liige Jaak Valge ütles ERR-ile, et turra, kuidas mul meeldib põmmutada raisk. Ei, see on valesti. Ei. Jaak Valge ütles ERR-ile, et nimekirju ei ole erakond veel hakanud kokku panema. Meie kõvem koht on Tartu ja Harju ja Raplamaa, aga me ei ole praegu veel nii kaugele jõudnud. Pole põhjust ka. Kui on võimalik, siis tellime veel ühe küsitluse, et uurida, kui populaarsed on meie inimesed kuskil ja hakkame siis nimekirju sättima, rääkis Valge. Kas saab olla veel ausam sükene? Ta on aus, aga ta on ka vaata, ta on nagu, see on veits selline vibe, nagu ta oleks natuke kanepit suitsetanud enne, kui ta selle vastuse andis. See kõik on nagu chill. Kuulge, tegelikult me ei ole vaadanud, aga me vaatame kõigepealt, kui popid me üldse oleme ja siis... No teeme kuskilt veel mingi uurimuse küsitluse, vaatame ära, noh. Kui on, oota, kui on võimalik, siis tellime. Kui ei ole, siis ei telli. Selles mõttes chill. Valge sõnul ei ole ka sugugi selge, et erakond täisnimekirjaga Tallinnas kandideerima läheb. Kuigi seda ei ole veel paika pandud, usub Valge, et Tartu linnapea kandidaadiks saab Erki juht Silver Kuusik. Ise kaalub Valge kandideerida samuti Tartus, aga nimekirja viimasena. Kampaaniaks on erakond planeerinud raha nii palju, kui vähegi võimalik on. Rahaga on halvasti, meil annetaja peaaegu ei olegi. See erti jälle. Meie enda inimesed on annetanud, küll aga on meil palju liikmemaksu maksed. Meil on kuidagi nii, et me ei ole väga ettevõtja kesksed. Ettevõtjatel ei ole huvi meile annetada. No, ma räägin nii aus lihtsalt, tõmba selle joindi alla, ei, rahaga meil on sitasti, meil ei ole annetajaid, kedagi me tegelikult ei koti ettevõtjatele, me ei meeldi, siis ütleb ka, et me oleme sellest ka, et ettevõtja on ju ka ratsionaalne inimene, et ta ei taha toetada seda erakonda, kelle reiting on 1-2. Jesus Christ. Nagu. Jaa, aga selles mõttes, aga tal on jumala õigus, see on väga õige jutt, vaata, ta räägib ettevõtjatest, nii, konservatiivsed, esiteks, konservatiivsed ettevõtjad. Kui on ettevõtja, siis ettevõtja panustab kas parempoolsetesse, sest et nad on väga ettevõtja keskne, selles mõttes erakond, väga ettevõtja keskne, või kui ta on konservatiiv, siis ta pigem annetab EKRE-le ja on EKRE poolt, sellepärast, et see on safer bet. Sest et ERK on sisuliselt mingi kuradi idufirma, on ju, kunagi ei tea, kuidas neil läheb, et see on liiga suur rahaline risk. See makes perfect sense. Selles mõttes. Väga loogiline. Aga ma jälle läheksin selle juurde, et äkki nagu hoiad pea püsti ja küll me saame, meil on plaanid. Tegeleme. Kuule, aga kuule, ole nüüd, ma vaidlen vastu, tal on pea väga püsti, aga meil on siin Tartus oleme ja meil on üldiselt niimoodi, et me vaatame, kui võimalik, siis tellime küsitluse, kui võimalik. Aga meil aeg on ja ei ole nagu põhjus ka ja meil nimekirjad ei ole veel koos ja pea püsti, tal on nagu see, et ta nuusutab lilli võib-olla. Teeb kõm värdid. Ilmselgelt sa oled muutunud Jaak Valge suureks austajaks peale põmmutamist. Jaa, mulle meeldivad julged mehed, kes julgevad pauku teha. Aus. Eks me teeme erakonna sees annetuskampaania ja kõik liikmemaksud oleks ära makstud. Midagi saame kindlasti kokku. Ja ütleme nii, et mõne ettevõtjaga on ka räägitud ja tõenäoline on, et nad midagi annetavad. Aga need ei ole suured summad lisasta. Et ikkagi ta nagu ütleb, tegelikult teate, meil on ettevõtjatega räägitud. Aga summad on väikesed. Lihtsalt annab lootuse ja laseb uuesti põhja, sest et tal meeldib lasta. Valge ütles, et Erki kampaania loosung on näoga Eesti poole, mille alammoto on põhimõttekindlam kui Isamaa ja sõbralikum kui EKRE. Tõesti uskumatu, no. Ei noh, kõik teavad seda, aga see on nagu... Jah, mulle meeldiks, kui oleks erakond, kes paneks nagu oma motoks persega põhja või mingisugune siuke, et oleks nagu tore. Ja nüüd kõikide lemmik, ka erakond Eestimaa Rohelised on alustanud ettevalmistustega, ent erakonna kaasjuht Evelin Sepp esinumbritest ja nimekirjadest veel lähemalt ERL-ile rääkida ei soovinud. Sa oled saanud kirja seekord, ära? Ei ole. Ei ole tõesti. Millegimast arvan, et seekord me ei kutsuta? Ilmselt mitte, jah. Sellepärast, et me ei raiska aega. Programmitöö on käimas, erinevad läbirääkimised on käimas, erinevaid nimekirju ja räägime läbi, otsime koostöökohti, päris palju tööd on praegu käimas, ütles Sepp. See on lihtsalt konkreetselt null vastus või nagu see on nagu täpselt samamoodi.
et kuule Märt, et praegu siin on siuksed jutud, et sa olevat oma kortermajas kõik naabrid maha löönud, et nagu, mis on su kommentaar? No, oleme kuulnud jaa, aga eks praegu siin ongi nagu koostöö inimestega, et kuidagi nagu välja selgitada, et mis see tegelik tõde on ja oleme vaadanud läbi, kes on rääkinud seda juttu ja kõik, et töö käib. Et selles mõttes mitte üks nagu null vastus, demagoogia at best, et ei, töö käib, me töötame selle nimel, et nimekiri on plaanis välja panna Sepa sõnul mõnes suuremas linnas, näiteks New Yorgis, ilmselt siis väiksemates maavaldades läheb erakond kandideerima nii koostöös valimisliitudega kui ka oma valimisnimekirjaga, lisas ta, mis on nagu minust rohelised kogu aeg on teinud. Kellest võib saada näiteks roheliste Tallinna ja linnapea kandidaat Sepa sõnul veel vara öelda, minu arvates rohelistel ei ole isegi vaja seda öelda, ütlen ausalt, täiesti pohhui, täiesti savi. Küll aga lubab ta koos teise erakonna kaasjuhi Rasmus Lahtvega Tallinnas kandideerida. Kellega? Mingi Rasmus, see on mingi kaasjuht. Kes see on? Ta on juht. See on see suur nimi, see roheliste suur nimi. Ja. Tundub selles mõttes kõva nagu erakond, et juht on väga tuntud. Täpselt samamoodi nagu muidu siis rohelist who cares. Aga lauset saab teistmoodi lugeda, et küll aga lubab ta koos teise erakonna kaasjuhi Rasmus Lahtvega, mingi teise erakonna, vaata. Ja, teise erakonna kaas. Mingi suvan. Arutame sellega, vaatame, kes läheb, kes ei lähe. Sepp loodab kaasata kandideerima ka inimesi väljaspoolt erakonda. Kui keegi tunneb, et tema on see vaba inimene, kellel on häält, mõtteid ja ideid, siis väga-väga hea meelega kutsume kampa ja paneme seljad kokku, et tõesti kohalik elu saaks parteide ülene ja saaks kohalike inimeste huvides lõpuks nii-öelda eluõiguse. Kas ta isegi usub nagu? Igatahes, mina loen ka siit välja, et nagu palun keegi, kes tunneb, palun võtke ühendust. Meil on väga vaja kedagi. Ma ei tea, see on lihtsalt nii fucking sad. See on väga kurb. See on lihtsalt nii fucking sad. Rohelised kindlasti on sügisel nende otsustajate juures, kes hakkavad mõjutama kohalikku elu järgmised 4 aastat. Sepp tegi Jaak Valgega koos seda kanepit. Võimalik. Või tead, see ei ole faktiviga. Ma loen selle lause uuesti. Rohelised kindlasti on sügisel nende otsustajate juures, kes hakkavad mõjutama kohalikku elu järgmised 4 aastat. Ehk siis, me tegelikult, ta räägib võib-olla Eestist, ta räägib mingist teisest riigist, et kuskil Saksamaal võib-olla, et nagu seal kohalikku elu järgmised 4 aastat, võib-olla nagu selles mõttes. Aga jaa, et nagu Kais, teie reiting on nagu up the ass, et nagu te ei ole juures. Või on see, et te olete niimoodi, et te olete näiteks kõrvalruumis, et näiteks siin toas pannakse paika seda uut kohalikku elu ja te olete kõrvaltoas sisuliselt kõigest 1,5 meetri kaugusel. Võib-olla... Ma mõtlesin ka, et äkki nad chillivad lihtsalt kellegi juures koos, kuskil Kuku klubis või ma ei tea, kus kohas, vaata. Kas ma võin ka teie lauda istuda? Kas ma võin ka istuda siia lauda? Evelin? Me oleme kogu aeg sulle viimased 8 aastat öelnud ei. Palun mine sinna. Ma ei kujuta ette. Nii, ja nüüd oluline ka. Kampaania loosungid rohelistel veel paika pandud ei ole. Ka kampaaniaks kuluvast raha suurusjärgus peab Sepp paremaks rääkida pärast valimisi. Ärme üldse hakka. Kampaania loosung võiks olla näiteks ikka põhjas. Või siis Sepast ei olnud kasu. Suur strateegiline juht, kellel oli tohutu meeskonna, mäleta, mis oli 10 inimest või 200 või palju selle seljadega. Võtavad Eesti üle põhimõtteliselt. Või siis on life support, mida iganes, intensiivravi, midagi sellist. Aga 13. aprillil Palamusel toimunud valimisseminaril kinnitas motherfucking Vaba erakond. Vaba erakonnal on loosung. Eesti rohelist ei ole veel. Jah, see on nagu koht, kus peaks nagu tõsiselt minema peegli ette vaatama ja paluma enda käest vabandust. Aga Vaba erakond pani paika valimisloosungi, mis on vaba on olla parem. Mis tähendab vabadust kogukondadele, samuti rohkelt vabadust valdadele, linnadele, keskvalitsusest, üldisest julgeolekust rääkimata. Tead, mina tahaks öelda, et mulle meeldib vaba on olla parem kõige rohkem siiamaani. See on lihtsalt nii tore.
et ma nagu jah, vaba on parem olla, aga Ülenurmes on selline üks tänav ja siis seal on Vabaerakonna, näed enne? Jah. Vabaerakonna see suur asi on olnud seal aastaid, nii et põhimõtteliselt iga kord, kui ma nagu jalutan või jooksen või sõidan autoga mööda, siis mul Vabaerakond kogu aeg nagu on kõrval, mis on suur plakat, kuidas see nimetatakse, et nagu seal tee ääres tundub, et Ülenurme on Vabaerakonna kants. Nüüd on oluline küsimus. Kas sa arvasid, et see oli seal lihtsalt üleval ja Vabaerakonda enam ei eksisteeri või? Jah. Kas see ei ole nagu uskumatult kurb ja perses olukord, kui su erakonna reklaam on üleval aastaid ja inimesed kõnnivad sellest mööda ja arvavad, et Vabaerakonda enam ei ole? Ja päriselt mina arvasin ka, et ei ole. Ma mõtlesin, et okei, et ju siis selle maja ees, kus ta on, et siis ju siis seal keegi elab, mingi Vabaerakonna mingi kunagi tüüp ja siis jäi see üle, kus sa paned selle pohhu ja paneme selle siia maja ette, lased alla seal, aga ma nagu kogu aeg näen, et tegelikult mul selles mõttes on nagu geniaalne, et ma kujutan ette, et kui Ülenurmes Vabaerakond kandideerib, siis kindlasti tuleb see tääli, sest ta on kogu aeg meie silme ees olnud, Vabaerakond. Vaba on olla parem. Aga vaat siin ongi nüüd see erinevus, et vaat see on küll üks asi. Roheliste erakonna surma mina ei usu näiteks. Mina arvan seda, et nii kaua kuni rohelistes on 2 inimest alles ja nad ikka räägivad, ei. Tegelikult metsa võiks vähem raiuda ja siis tuumajaama ei tohi kindlasti ehitada. Kanep tuleks legaliseerida. Mulle meeldib see, et kanep legaliseeritakse Eestis kunagi ära ja selle raiula rohelistega mitte mingisugust pistmist ja siis tuleb see juht, kes tollel hetkel rohelisi juhib, whoever see on, eks ole, ja ütleb, et me tegelikult tegime sellega algus ära. Me algatasime selle jutu ja see nüüd jõudis, et see on tegelikult see meie töövõit. Et see on poliitiline strateegia. Tuleta meelde, mis oli roheliste selle tüübi nimi? Kaasjuht. Ära vaata. Ma ei näe, ta ei ole mul ees ka. Ma oli tule meelde. Rasmus Lahtvee. Okay. Jätke meelde. Rasmus Lahtvee. Et te teaks, et see on ka erakonna kaasjuht. See on nii fucking loll, et erakonnale valitakse kaasjuhiks naine ja mees lihtsalt sellepärast, et see on nagu, et oleks naine ja mees. Ja siis on tegelikult on niimoodi, et Evelin Sepp on see tuntud nägu ja siis on mingi Rasmus, kes on ka kaasjuht. Aga keegi ei suhtu temasse kui kaasjuhti, sest et nobody knows who he fucking is. See on nii tilti, see on nii loll. See on tootult loll. Aga, ja küll, erakond koos osaleb samuti valimistel. Ei välista ka Petersoni kandideerimist. Teate küll, see on see riigireetur. Kampaania rahastamise kohta vastas Hoop, et rahaga on keeruline. Meil alati raha üldse pole. Plaanis on nii, et kõik maksavad enda eest, rääkis Hopp. See on nagu veel kurvem, kui see Erki oma. Meil alati raha üldse pole. Meil alati raha üldse pole. Sometimes lose always win. See on kuidagi nagu see olukord ka, ma sain aru, et see Oleg Ivanov oli ka mingi raha kõrvale pandi mingisugune sükene asi, et neil on nagu see taak ka. Ja valimisloosungeid erakonnal ei ole ja kandidaadid ise avaldavad, mida nad oluliseks peavad. Lahe. Hoopi sõnul ei ole välistatud ka riigivastases tegevuses süüdistatud vanglas kohtootava Aivo Petersoni kandideerimine ja valimised toimuvad 19. oktoobril. Ma täiesti kindel, et Hoop ütles, et ei ole välistatud ka riigivastases tegevuses süüdistatava vanglas kohtootava Aivo Petersoni kandideerimine. Ta ütles kindlasti samade sõnadega. Täiesti kindel selles. Okei, aga 19. oktoober. 19. oktoober on siis kuradi valimised, et Lea Daniš on järg. Uuri juba praegu välja, kus sul valimisjaoskond on, kus sa pead minema, eks? Et ära mine suvalisse. Aga other than that, done deal. Nii, ja nüüd me siis räägime sellest, mis nüüd järgnes siis sellele kuradi Pihlakodu sündmusele, mis on, kuidas pealtnägis, nagu me kõik teame, Andres on seda korduvalt öelnud ja väitnud, et pealtnägi on see koht, kus käidakse ennast puhtaks päsemas. Ja siis nüüd prokuratuur tundis tungivat vajadust pealtnägijas vabandada põhimõtteliselt, aga
kogu selle Pihlakoduga on tegelikult, et asi nagu kihiseb, sest et isegi ju Pakosta ju võttis sõna sisuliselt oma ministeeriumi vastu, kind of, sest et see oli lihtsalt nii ränk, see mis nagu Pihlakoduga seoses nagu avalikus ette paisati see jutt, et me kõik jõuame selleni, et ühesõnaga, et see nüüd on hakanud keema see asi täpselt nii nagu, mis oli väga ootuspärane selles mõttes. Ja väga tore, et keeb. Aga riigi peaprokurör Astrid Asi sõnas Õhtulehele, et prokuratuur kaalub Pihlakodu hooldekodu suhtes kriminaalmenetluse alustamist. Oleme viimase nädala jooksul küsinud juurde täiendavat informatsiooni ja praegu ootame vastuseid. Kui need kätte saame ka otsustada, kas menetluseks on põhjust, märkis Asi, mitte Aas. Asi kinnitas, et Pihlakodu abihooldustöötajale on esitatud süüdistus 8 inimese vägistamises. Et kui Eesti Ekspressi artikkel esimene ilmus siin mingi 9. äkki või, siis ei olnud kirjas seda numbrit ja nüüd on 8 inimese. Ja see on see, et 8 nagu kohtus on see number 8, et 8 ohvrit on siis väidetavalt praegu, mis ma kardan, et võib olla palju suurem number tegelikult. Me ei tea ju. Aga Eesti Ekspress kirjutas tegelikult siis juba poolest nädalat tagasi, peaaegu 2, et uurimine selgitas, et Pihlakodul polnud mingit süüd, et seal hoolealuseid vägistati ning kohtus hakatakse arutama vaid kuritegu. Seda põhjusel, et prokuratuuri hinnangul pole piisavalt tõendeid, et seksuaalkuritegu tõi dementsele hoolealusele kaasa tervisekahju. Iga tahtevastane suguühe ei pruugi põhjustada vaimset ja füüsilist tervisekahju, kommenteeris Ekspressile prokurör Aarika Lepp. Ma hakkasin selle pärast naerma lihtsalt, et see on nii õudne ja lihtsalt see lause oli see, mis me nagu pani selle põlema täielikult. See on ju ka see, et see on ju see, mis nagu läks ju kulutulena see, et iga tahtevastane suguühe ei pruugi põhjustada vaimset ja füüsilist tervisekahju. Et see on ikka fucking statement. See on statement. Ja siis siin on, artikkel räägib ka sellest, et prokuröri öeldu on toonud kaasa hulganisti kriitikat. Mina leiaks, et oleks ajakirjanduslikult ka korrektne kirjutada mitte hulganistega sitaks. Lihtsalt, sest et see oli ka väga rets. Näiteks ütles riigiprokurör Karin Talviste ajakirjal Eesti Naine prokuratuuri kommentaar Pihlakodu artikli juures oli ebaõnnestunud. Samas muutub inimeste meediatarbimine üha pinnapealsemaks. Õigusküsimused on nüansirohked ja vajavad sageli pikemat selgitust, kui leheruum võimaldab. Prokurorina tunnen sageli, et meil ei olegi võimalik selgelt ja arusaadavalt eriteadmisteta inimestele ilma lisapõhjendusteta keerulisi menetluslikke küsimusi selgitada, rääkis ta. Mina vittu küll ei süüdistaks nüüd siin, et tegu on meediatarbimise probleemiga, vaid tegu on ka sellega, et nagu how the fuck on võimalik, kas teil ei lubatud üle lugeda neid asju või nagu milles, nagu, et siin on lihtsalt, siin ei ole meediatarbimise asi, vaid siin on hästi lihtne probleem, kus inimene elab oma umveltis ja ta ei saa aru, et kui ta on selle asja niimoodi kirja pannud või andnud sellise vastuse, siis keegi teine, kes on nagu, ei ole nagu juura inimene, võib lugeda seda asja ja lugeda seda hoopis teistmoodi. Et nagu selles mõttes, kui ma nüüd olen hästi charitable ja ütlen, okei, ma nüüd üritan sellest väitest aru saada, siis see väide on, et iga tahtevastane suguühe ei pruugi põhjustada vaimset füüsilist tervisekahju nii-öelda juriidilises mõttes. Mis oleks juba parem sõnastus? Siis oleks võinud ka niimoodi fucking kirjutada. Või nagu, et selles mõttes, et siin on nagu see, et see oli ebaõnnestunud, see on alati see kommunikatsioon oli ebaõnnestunud, et nagu mis siin muud on. Aga siis selliste teemadel, nagu kui rääkida sellistest teemadest, tuleks nagu võtta extra care, et oleks nagu väga-väga selge. Ja samamoodi nagu selles mõttes, mina tahaks näha seda ka, et okei, aga kuidas, kas ajakirjandus kuidagi muutis mingit sõnastust, kas midagi muudeti? Kuna nad seda ei ole nagu ette heitnud ka otseselt, siis meil tekibki küsimus, et nagu, aga tegelikult siis pläkk on ikkagi teil. Sellepärast, et teie lasite välja sellise asja, et kuidas vittu, kui ma loen lause, et iga tahtevastane suguühe ei põhjusta vaimset ja füüsilist tervisekahju, okei, kui seal on mingisugune juriidiline nüanss juures, siis andke mulle andeks, see ei tähenda, et ma olen nüüd
pinnapealsem, see on sellepärast, et mul ei ole kirjutatud niimoodi, nagu normaalne inimene sellest aru peaks saama, andke andeks. Jah, see, et ta ütles ka seda, et, nagu, et õigusküsimused on nüansirohked ja vajavad sageli pikemat selgitust, kui leheruum võimaldab. Kas leheruum oli kuidagi siis, nagu, kas seda anti neile nii vähe või? Nagu äkki siis prooviks või paneks siis nagu siis natuke laiendaks seda mõtet, et see on, ta ütles ju nagu 1 või 2 lauset, nagu, ma ei usu, et tal öeldi, ära ütle rohkem. Et mulle see ka nagu ei päde, et kas see on nagu no jah, teises küljest ongi, äkki ta andis pikema vastuse ja siis meediaväljaline lõikas mingisuguse olulise selgituse välja. Just, aga siis ta ütleks seda. Aga seal ongi nagu, mina lihtsalt tunnen, et see on lihtsalt no nii, see on lihtsalt, et noh jah, eks, noh, perse. Kui inimene ütleb, et inimeste meediatarbimine on üha pinnapealsem, siis mina loen sealt välja jällegi see on perses kommunikatsioon järelikult, et inimesed on lollid ja ei saa aru lihtsalt. Jah, nüüd on inimesed süüdi. Tegelikult inimesed on ise süüdi, et noh, meie ütlesime nii ja nagu inimesed ei saanud aru, on ikka fucking debiilikud. See on räne. Aga jah, siis oligi, et Pealtnägija saates sõnas prokurör Lepp, et kahetseb oma öeldud ning vabandab lähedaste ees, keda see sõnastus haavas. Jälle. Ta rõhutas eraldi, et nendest repliikidest ei sasu välja lugeda, et süüdlane pääseb kergema karistusega. Ma vabandan selle eest, ma vabandan enda nimel, ma vabandan prokuratuuri nimel, et see sõnastus nii kehv oli. Tegelikkus on see, et nii mina kui prokuratuur oleme väga üheselt veendunud, et kahjutud vägistamist ei eksisteeri, vägistamine on äärmiselt raske isikuvastane kuritegu ja nii edasi. Nii, nüüd on see väga hea statement. Väga hea statement. Tõsi, kaamera taga oli mitu PR inimest. Nice. Aga põhimõte on nagu selles, et väga hästi sõnastatud ja mul tekib väga raske küsimus. Nagu, mul on väga raske aru saada. See esmane, ta on sisuliselt selle esmase väitega, eks ole, ja ma saan aru, siin on mingi juriidika teema, aga võtame seda, inimene võtab lehe lahti ja loeb. Iga tahtevastane suguühe ei pruugi põhjustada vaimset ja füüsilist tervisekahju ja nüüd ütleb seda, et kahjutut vägistamist ei eksisteeri, vägistamine on äärmiselt raske isikuvastane kuritegu. Nii, need on 2 statementi, mis on üksteisega täielikus vastuolus. Ma saan, ja mina saan aru, siin on mingi juriidika asi, et kui ta ütleb tervisekahju, siis see peab olema mingis mõttes kuidagi mõõdetav juriidikas ja kõiges selles. Ja kommunikatsioon oli perses, ja absoluutselt. Aga siin peab olema võimalus, et noh, vähemalt tuli vabandus ära, aga nagu selles mõttes see hais ja lähe toast ära nüüd. Lähe, jah. Sest et nüüd on nagu see, et vahet ei ole, kas sa oled vabandanud või mitte, nüüd on jälle, järjekordselt on nagu see, et, et Eesti on vägistajate paradiis. Et good job, selles mõttes prokuratuurilt nagu, good job, et nagu ma ei tea, ootaks natukene rohkem ettevaatlikkust sellistel teemadel rääkimisega nagu. Tarmo Vahter kirjutas veel Ekspressis ka väike siis arvamuse ja võtame siit mõned asjad ka veel, et loeme seadust, kui vägistamised toimusid hooldekodu süül, võib Pihlakodu AS saada kuni 40 miljoni eurose rahalise karistuse. Muidugi see kohe see väga suurelt pealkirjana väga tore muidugi, tegelikult päris nii. Aga inimesed nõuavad selgust, mis toimus rohkem kui 2000 eurose kuutasuga elitaarses hooldekodus, mis lubab soojust ja hoolt, kuidas sai 55-aastane abihooldustöötaja vägistada ridamisi eakaid ja dementseid patsiente. Igatahes, me tegelikult vist alguses isegi ei rääkinud sellest, mis seal juhtus, aga juhtuski see, et üks abihooldustöötaja, abihooldaja jäi siis vahele sellega, et ta hakkas vist keppima 84-aastast vanaprouvat. Vägistas. Mina ei tea, kas see oli, et ta juba vägistas või ta hakkas vägistama, sest et see inimene, kes... No jaa, aga ta hakkas vägistama, ma ei kasutaks sõna keppima nagu. Aus. Hakkas vägistama siis vanaprouvat ja siis sellele sattus peale üks inimene, kes oli, oh no, oh my god, mis nüüd toimus? 8 päeva vist oli see number, kui ta nagu 8 päeva hiljem ei rääkinud sellest kellegile, kuni lõpuks läks ja rääkis, siis läks veel paar päeva aega enne, kui hakati sellega tegelema, siis läks veel mõned päevad aega enne, kui teavitati omakseid teavitati vist 4 päeva hiljem, kui juhtkond teada sai, jah. Et sükene 2-nädalane sükene, et
ja siis tuligi välja, et Pihlakodu ei vastuta mitte millegi eest. Minu esimene küsimus oli ka kohe, et kui nad ka nagu Pihlakodu midagi, et ei ole millegi süüdi või et siis tegemata jätmises on asi. Ja eriti, kuna veel sel samal naisterahval oli veel kokku lepitud, et teda hooldavad ainult naistöötajad ja siis mingi suvaline abihooldaja, kes vist võib-olla isegi ei tohi päris üksinda seal ringi tõllata, käib ja vägistab. Et minu arvates on ikka Pihlakodul on päris palju asju siis nagu tegemata. Ja see oligi, ma sain nagu sellest ka aru, et see ongi, see oli läbiv probleem, et ikkagi jälle mees hooldas nagu, et jah, see oli siuke. Ja kuna tegu oli nagu, ma sain aru, saavutatud kokkuleppega vist, mitte lihtsalt palvega, siis oligi nagu küsimus, et kuidas, how the fuck. Ja teine asi on see, kui sul on inimesed on sinu katusel ja nendega sinu katusel midagi juhtub süstemaatiliselt, siis no sorry, see on nagu sinu vastutus ka. Ja ma arvan, et Pihlakodu oma riskianalüüsi ilusasti üle vaatama, et paneme nüüd sinna sellised asjad ka sisse. Loodan, et neil ikka on riskianalüüs. Aga siis Tarmo Vahter siin kirjutab sellest ka, et selleks ajaks oli juba 6 aega kehtinud karistusseadusliku muudatus, mis laiendas oluliselt firmade kriminaalvastutust. Paragrahv 14 ütleb, et juriidiline isik vastutab kuriteo eest, kui see on pandud toime tema õiguslikke kohustusi rikkudes. Enne 1. novembrit 2023 toimunud kuritegude puhul pidi kurjategijaks olema firma juhtiv töötaja või pädev esindaja, muidugi pole abihooldaja juhtiv töötaja. Kuid alates 1. novembrist 2023 tuleb firmal vastutada aga siis, kui kuriteo pani ettevõtte puuduliku töökorralduse tõttu toime mis tahes isik. Ja seda abihooldaja on, kuna vähemalt üks vägistamine toimus paragrahv 14. Uue teksti kehtimise ajal on põhjust kaaluda Pihlakodu AS-i süü küsimust. Ja siin ongi see, et kohus omakorda mõistab firma kas õigeks või süüdi, võimalik rahaline karistus algab 4000 eurost ja ulatub kuni 40 miljoni euroni. See ongi see algus, et väga suurustavalt see 40 miljonit eurot on ju. Aga ega seal Pihlakodul väga palju, 40 miljoni euroga võrreldes väga palju võtta ei ole. Et puhas kasum oli 2023. aastal 1,1 miljonit eurot. Aga ei tea, sa rääkisid sellest streamist, sellest on rääkitud vist ma arvan, et juba igal pool ma kujutan ette, et ei ole inimest, kes ei tunne, et kogu see asi on mäda. Praegu me oleme nagu koos konservatiivid ja liberaalid käsikäes ja küsime, mida vittu, kuigi siin nagu ikka EKRE-kad pööravad selle sinna, et Reformierakond ja kõik see. Ja kõik see on ju ja liberaalid, et nagu, et ärge nüüd nii kaugele ka minge selles mõttes, et hetkel on jah, siiski mina näen ka Pihlakodul nagu seda süüd, muidugi vägistajal seda süüd ja siis Pihlakodul kohe. Et see esmane nagu see asi oligi nagu, et tegelikult kuna nüüd see kriminaalmenetlust vist ikkagi nagu kaalutakse on ju, siis tegelikult seal on see, et kui sinul on kokkuleppe ettevõttega ja ettevõte lihtsalt laseb täiega nagu täiega puusse või ei pea sellest asjast nagu kinni või nagu midagi sellist, siis jah, siis nagu see ei ole siis kriminaalasi. See lähed tsiviilkohtusse. Aga seal aset leidnud asjad ikkagi tegelikult peaks minema kriminaalasjaks juba, et see on nagu rets. Aga ühesõnaga vähemalt nüüd on asi kaalumisel ja ma mõtlen seda, et rahaline karistus algab 4000 ja siis 40 miljoni juures, mis on nagu jube suur nagu vahemik, aga ma kujutan ette see arvad või? Nagu see vägistamine, see on ikkagi päris nagu ränk asi, et nagu ma ei tea, see Raiber, ma ei tea, kui see asi nüüd läheb, siis eks see Pihlakodu uksed kinni paneb. Jah, tõesti 2000 eurot maksta sinna ja siis ja siis saada teada, et käib siukene asi, see on ikka väga rets. Aga ikka üldse väga hullud hinnad on ka need 2000 eurot tegelikult. Ja ega seal, ma tean, et on odavamaid hooldekodusid ka, aga see odavus on ikka väga palju nagu, ei ole nagu väga palju suurem selles mõttes, et siukene, et vahepeal kuuled jälle kellegi läheb mingi vanem või mingi keegi kuskil on hooldekodus, holy shit nagu, see auk, mis see nagu teeb rahakotile, see on crazy nagu. Jah. Võt. Aga lähme edasi.
Lähme. Kuidagi üritame siis nüüd natukene, tahaks öelda positiivsemad, aga kurat, see on ka niisugune. Aga ma hakkan kohe lugema, siis inimesed saavad aru, kuhu me lähme tegelikult. Kas oled märganud, et viimastel aastatel kogevad väga paljud inimesed väga imelikke füüsilisi sümptomeid? Paljud kliendid, õpilased ja inimesed minu ümber kirjeldavad, kuidas nad kogevad imelikke peapööritusi, tujude kõikumisi, haigestuvad viirustesse, mille iseloom on väga teistsugune. Paljud tunnevad, et maailm ei ole enam seesama. Väga järsud ja suured muutused on toimunud ja endiselt toimumas meie sees ja meie ümber. Sagedus muutub. Mida see tähendab? Viimaste aastate jooksul on see kollektiivne sagedus kiirenenud ja muutunud peenemaks. Seda võib nimetada üleminekuks 3D teadvusest 5D teadvusesse, aga isegi ilma vaimse terminoloogiata on paljud tundnud. Esiteks, tavalised asjad ei rahulda enam. There's a dirty joke here. Teiseks, suhted purunevad või muutuvad sügavamaks. Ühesõnaga, kui suhtes on mis tahes muutus, siis juba on sagedus. Füüsiline keha reageerib, unetus, väsimus, peapööritus, kummalised sümptomid. Emotsioonid tõusevad pinnale, isegi need, mida pole enam olemas olnud. See kõik ei ole kokkusattumus ega lihtsalt stress. Sinu keha, meel, energeetiline süsteem üritavad kohaneda täiesti uue tasandi vibratsiooniga. Vanad mustrid, allasurutud tunded, isegi rakumälusse salvestunud info tõuseb pinnale. Mitte karistuseks, vaid puhastumiseks, üleminekuks, evolutsiooniks. Me liigume tihedusest läbipaistvusesse, tihedast kehast valguskehaks. Ja siin tuleb mängu sinu Merkaba. Või Merkaba, ma ei teagi. Endi, kas Merkaba. Ei tiitud. Loomulik valgusväli, mis ei ole uus, vaid unustatud. Merkaba aktivatsioon, Jesus Christ, mul oli insult, ei ole pelgalt energiatöö, see on mäletamine, joondumine, valgustumine rakutasandil, südametasandil, hingeteel. Kui sa oled tundnud, et su keha annab justkui märke, et midagi annab muutuma, siis see ei ole juhus, see on kutse. Nüüd ma kõiki kutsun. Tantsule. Kui sinu Merkaba on aktiveerimata või uinunud, on muutuvad sagedused koormavad. Kui see on aktiveeritud, muutub inimene valgussambaks. Ta ei allu enam maailmas toimule, vaid hakkab seda looma. Loe rohkem ja asu teele ja siis on Facebooki eventi link. Let's go. Kuradi... Siin ei ole mitte midagi uut. Nagu suured muutused on toimunud. Aga Merkaba on minu jaoks nagu see mõttes uus teema. Merkaba on nagu uus asi. Aga isegi need, mis pole enam olemas olnud, emotsioonid tõusuvad. Aga noh, see on tore, et iseenesest mina võin ka, et tegelikult on suured muutused toimumas, et võib-olla tunnete väike sukest, natuke ebakindel on olla mõnes elusfääris, aga see on selles, et siin tuleb mängu teie partok, et teil on partok vaja avada. Partok on see huvitav laegas, mis teie kehas, mis on selle jaoks, kuhu kogunevad sellised emotsioonid. Lihtsalt, let's fucking make up words. Mulle meeldib. Üritasin praegu meelde tuletada seda haiget tüüpi, kes kirjutas selle hästi pika loo, mingisugune jurakas oli Noša. No jaa, oli küll. Jaa. Hans Pillu vist. Ja, ma mäletan, jaa. Energiavampiir ja mingisugune, jaa. Holy shit, minge ostku Fuuraamat, siis saate paremini teada. Aga üks asi on veel. Nele Suisalu teeb ka eraseansse, see on siis 1 tund ja 30 minutit. Estonia Puiestee 17, kui täpsemad olla, kui tahate nagu täpselt teada, kus kohas. Aga kõigepealt tuleb valida, millises vormis valgus kehas eraseanss sind hetkel kõige rohkem toetaks. Sul on valikus kas salapuudutus, peenhäälestus või hääleseade. Milles sa tahaksid praegu? Ma ütlen ausalt, kuna ma olen päriselt saanud hääleseadet, siis ma tahaks seal hääleseadet saada, näha, mida see tähendab. Selge, aga me võtame salapuudutuse. No, salapuudutus. Õige vastus, salapuudutus. Salapuudutus on osteopaatilise lähenemisega vaagnasisene manuaalteraapia, mis hõlmab vaagna piirkonda sisemiste kudede mõjutamist. Piirkonna sisemiste mõjude kudetamist. Ehk siis tupe,
ja või päraku kaudu, kui sul nagu tekkis märk küsimus selles mõttes. Okay. Ja kui sa mõtled nagu, mis see on, siis see on vaagna piirkonna ja diafragma väline puudutamine ning ajurveeda kõhumassaaž, mis tähendab, et full käsimasinasse let's go tupe või päraku kaudu. Et ja igaks juhuks seda ka, et teraapia on suunatud nii naistele kui meestele. Sellepärast ongi päraku kaudu ka. Yeah. Aga nagu naised võivad ka päraku kaudu, kui nad väga tahavad. Jaa, ma mõtlen ka. Kuigi mulle nagu meeldiks, kui oleks siuke hästi julge pakkumine, et nagu meestele pannakse terve käsi munni. see oleks siis, et kui te olete nagu Estonia puiesti 17 ja kuulete mingit rämedat röökimist, et siis te teate, milles asi on, et seal tehakse ajurveedat. Maailma kõige väiksema käega. Jaa. Aga nüüd... ja ei ole, ja teate mis või? See on nele on cool, sest ta on pannud päriselt siia kirja tasu 100 €, mitte tasu, mingi jah. Energiapanus, ajurveeda panus, tupe sisse lihast kontrolli panus, ei. Tasu 100 €. Kõik saavad aru, mis me räägime, boom, 1,5 tundi, let's go, vaate. Aga tead, selle asja teeb eriti lõbusaks see, et salapuudutuse teraapia on loonud Prantsuse ämmaemand ja terapeut Veronique de la Cachetier. See on siis meil naasev tegelane, kes on olnud meil siin enne ka, me oleme temast rääkinud, Veronique de la Cachetier, kes on, kes oli vist viimane kord, kas see oli mingi Jooni töötuba, kus ta vist käis? Miks ma arvan? Ma ei tea miks, kuna mul arvuti andis praegu saba, siis ma ei saa üle kontrollida, aga kas tema ei olnud see, kes ütles, et lahkliha on meie eluraamatukogu või? Perse. Just. Et kui sa saad kontrollida, siis äkki paned oma käpad tööle, aga jah, minu arvates oli see tema. Igatahes nii on, vaagnasisene hoolitsus ei ole tantramassaaž ega tee armoring, selles mõttes, et kui te oleks arvanud, et see on de-armoring või tantramassaaž, vaid see on osteopaatiline lähenemine pehmetele kudedele ehk ruumi tegemine õrna ja sügava puudutuse kaudu, et keha saaks ise tasakaalustada ning taastada oma toimimist. Tundub väga loogiline. Kui ma jälle õigesti mäletan, siis osteopaadid olid need, kes panevad oma käed sinna ja küsivad kudede käest, et jõu. Tead, see kõik võib olla, sest et osteopaatia küll peaks olema see rohkem, vist ongi mingi füüsiline nagu manuaalne mõjutamine, aga vaata, see ei tähenda seda, et ei ole, et nad ei või küsida, sest et nad on kõik uhuud, et nagu miks mitte? Jah, võib-olla küll. Märt, sulle teadmiseks, vaagna põhi on seotud sünnikogemusega, puudutab sündi, surma ümbersündi, et ümbersünd ka siis. Vaagna piirkonna kudedesse salvestuvad lood, mis on ilusal või valusal viisil puudutanud inimest seksuaalsust, lisaks peituvad sinna piiratud uskumused, eitamised ja allasurumised. Küsimus, kas kuidas Tarmo Urb? Tegelikult Tarmo Urb, sest kui ta oleks vaagna põhja katsunud sellele Aafrika naisel, vaata, siis ta oleks saanud aru tegelikult ju, et on sündinud selle... Andreas, sul oli õigus... Ongi, jaa, konkreetselt jaa, tema on selle lahklihamme eluraamatukogu, tema on selle taga ja holy shit. Ma pidin reaalselt raamatu võtma dokumendina lahti ja otsima, kas tõesti, jep. Väga hea mälu. Tead, mõned asjad jäävad meelde. Aga jah, ma tulen tagasi selle juurde, et kui Urb oleks saanud katsuda Aafrika naise vaagna sisest piirkonda, siis ta oleks aru saanud, mis ta tegi. Aga ma ei tea, kuidas tema seda tegi. Mis pendeldas? Kus tead, mida veel Tarmo Urb teeb esimese asjana, kui ta hommikul ärkab? Ma ei julge pakkuda. Palun paku. Okei. Ma ei tea, masturbeerib. Close enough, ta teeb keppi. Ta ise niimoodi ütles, esimese asja hommikul ta teeb keppi. Ja kui päris kedagi naisukest ei ole kõrval, ta kutsus seda naisi naisukesteks, siis ta joob kohvi. Aga kui naisuke on olemas, siis ta teeb kohe kõigepealt keppi ja siis joob kohvi. Et arves sellega, et inimene on 52 aasta sündinud,
see on siis 48 pluss 25, mingi 100 aastane põhimõtteliselt. Üle 70 ikka, jah. Tubli mees, ei ole midagi öelda. Oskab elada. Oskab elada, jah. Nii, aga see üritus on sulle, kui tunned end oma kehas, oma suhetes halvasti või pinges. Käsimasinasse. Kohe. Tunned, et oled teinud endaga tööd, aga keha ei tule justkui järele. Käsi näpperse. Tunned vaagna piirkonnas raskust, valu, tuimust, energiablokeeringuid. Käsi perse. Tunned, et füüsiline lähedus on suur see on kõva. Tunned, et füüsiline lähedus on suur väljakutse. Järgmiseks, tunned, et füüsiline lähedus jätab sind tuimaks. Ja siis sul on seksuaalsed kogemusi, mis sind jätkuvalt rõhuvad, sul on oma vanematega keerulised suhted, oled mures seksuaaltugi vähenemise pärast, oled mures seksi sõltuvuse pärast. Põhimõtteliselt kõik. Kõik, jah. Et see pintsel on jälle minu jaoks tundub väga lai, kõik surmas sünnini, kõik probleemid, mis sul on, kõige tuleb. Aga muidugi, kui sul ka naisena teeb rasestumine muret, et nagu, et ei rasedaks. See on nagu, see on lihtsalt nagu absoluutselt iga probleemi lahendus. Sa lähed uksest sisse ja siis ta on nagu, ta vaatab sul otsa, küsib, nii, ja mis täna siis muret teeb? Põhimõtteliselt, see on lihtsalt nagu, ma ei tea. Igal juhul on kõigile mõeldud. Ja kusjuures mina mõtlen nagu selle peale ka, et ma ju ei tea, on ju. Ma ei ole ekspert nendes asjades, ma olen täielik põhkar. Sa ei ole õhu ekspert siis? No tegelikult ei ole. Raamat valetas. Mul tekib lihtsalt see küsimus, et kui nagu tõenäoline see võib olla, et lihtsalt inimene on pervert. Ja lihtsalt tahab fingerida inimesi. Ja siis tulge ja ma panen näppuna. Et nagu mul on nagu see küsimus. Ja kas see ei ole nagu eriti räme see, et tegelikult selle mõttes keegi välja ja võib-olla need, kes seda praegu praktiseerivad, nad ei ole perverdid nagu. Aga keegi, kes selle välja mõtles, tema oli Veronik Teleskasjatjär. Et tema oli nagu see, et kurat, tahaks täiega kellelegi sõrme perse panna. Ja siis ta nagu, ja nagu lihtsalt, kui if all parties agree, siis on nagu hästi. Kui seda ei ole manipulatsiooni pettusega tehtud, siis on nagu hästi. Et selles mõttes, et ära ütle nagu lihtsalt, kindlasti te leiate inimesega, ütled, kuule tahad, ma panen oma sõrme selle ja te leiate ka nagu, aga sa ei pea selle pärast rääkima, et see ravitseb sulle sellega, siis jääd rasedaks pärast paremini, kui ma sulle. Et nagu see kõik on nagu nii üleliigne, aga keegi mõtles selle välja ja siis nagu tema vabandus oli see, et see on sugu ravimeetod ja siis nagu teised on ajupestud ja ka mingid surgivad siin nüüd Eestis koha peal kolmandate poolte persauke arvates, et need õudselt aitavad neid inimesi. Lihtsalt sellepärast, et keegi on kunagi pervert olnud. See tegelikult see on ikka hästi sürna. Mina võrdleks võib-olla isegi seda üritust nagu mingisuguse Smilersi kontserdiga. Okei. Ei selles mõttes, et sinna võivad tulla kõik kuulavad Smilersit. Siin on nagu probleem, ükskõik mis probleem on, et sinna saad täpu perse, selles mõttes nagu. ma reaalselt kuulsin, kuidas Henrik Salleri jurist juba hakkas mulle meili saatma nagu. Aga ta võiks olla väga õnnelik, et ma Smilersi valisin, ma oleks võinud valida Terminatori 2 starti või 5- äkki viimasest ajast. Ja tegelikult see ka, et kui teil on ka näiteks see probleem Smilers teil seal, et et kurat ei tule nagu bookinguid, siis võib-olla oleks vaja, teate küll. Näpperse. Endale. Aga igatahes sisemine puudutus on suunatud vaagnapõhja 12 lihasele, millel on seos järgmiste võimekustega. Kuule nüüd. Valvsus näilisuse osas ja tähelepanelikkus valikute tegemisel. Tõesus ja kõikvõimalikkus selles loobumine kahtlustest ja ahvatlustest. Sisemine suunavõtmine hea elu poole ja kaitse sellel teel. Suurema pildi nägemine, et alustada oma elu uuest kohast. Kerguse hoidmine, enese teostamine. Loobumine kõigest, mis meid ei toeta. Pilgu pööramine endale keskmesse tulek. Uskumustel, dogmadel ja minevikul surra lubamine. Ise hakkama saamine ja õnnestumine. Kõik ühesõnaga jälle. Mulle meeldib see ka, et kui sul on mingi dogma, siis on vaja nagu, et siis saad dogmadest. Kusjuures, et naljakas on see, mul on ainult üks inimene Eestis, kui keegi ütleb mulle nagu dogmaatiliste vaadetega, siis ma võtan kohe Vooglaid ja siis ma mõtlen, et tead, võib-olla natuke aitaks. Kuidas on tore see, et Tarmo Oru ütles, et ta teeb naisukesega keppida, vähemalt ei kutsuta laste tegemiseks. Jah, nagu William Koval.
nagu William Koval, jah. Nii, ja tagasiside ka. Kirjutas näiteks, et sa oled imeline tegelane, ma sain mehega kokku, eks ole, ja mul oli selline tunne, nagu see oleks mu elu esimene vahekord, uskumatu, igatahes, kas on luba aeg-ajalt teatud naisi veel sinu juurde suunata? Ma lihtsalt ütleks selle siia vahele, et mul oli tunne, nagu see oleks mu esimene vahekord, ehk siis halb, jah. Ei, et siis. Sina mäletad oma esimest vahekorda kui halba? On täiesti eranditult kõikide inimeste esimene vahekord ei ole nii hea kui kõik järgnevad. Okei, see sõnastus oli nüüd parem veitsa, sest et mina oma esimest vahekorda ei mäleta kui halba. Vaid see oli ikkagi nagu väga tore hetk mu elus. Jaa, aga... Ja akt oli ka tore selles mõttes. Aga selles mõttes see ei ole kindlasti the best one you've had, nagu selles mõttes, mida siin nagu viidatakse, et see on nagu ikkagi absurdne. Jah, aga kirjutas, mul on tunne nagu see inimese maiste kogemuste vääristamine. Mul on tunne nagu see on inimese maiste kogemuste vääristamine. Tavamatult avardunud... Mida? Et kui sa lähed ja keegi paneb sulle, siis sa mõtled, nüüd mul on tunne nagu see oleks maiste kogemuste vääristamine. Tavamatult avardunud tunne olla on nagu on ja see on täiuslik. Ma ei pea olema midagi ega kedagi muud, kui olen rahu. Tänan. Ei, Andreas, nüüd kujuta endale ette. Kujutan? Suur musklis mees on su laual su ees ja sa istud ta kõrval, ta on su köögilaua peal, su ebamugavalt kõrge. Ja sa istud ta kõrval ja sul on näpp perselt tal. See mees niimoodi on kõhuliiks, keerab su poole, ütleb tavamatult avardunud tunne on olla. On nagu on. Andres, see on täiuslik. Ma ei pea olema midagi ja kedagi muud, kui olen. Rahu. Tänan. Konkreetselt. Väga hea. Tavaliselt ma kujutan ette, need, kes näpu panevad tagumikku, need peavad ütlema rahu, jah. Epp Kärsini koolitusel oli see, et siis kui pannakse tagant sisse, et siis peab suu olema niimoodi või siis naeratame, et ei tohi olla niimoodi pinges, vaata, et siis pärak ei ole lõdvestunud. Okei, nüüd meil on sissevaade, millest Epp Kärsin räägib. Okei, selge. Sissevaade. See kõlas küll huvitav. Hoolikalt valitud sõnad. Aga kirjutas, et mul on tunne, et ma sain justkui seksuaalse algkoodid. Seksuaalsuse algkoodid. Nagu me ei olegi sellest suurt midagi teadnud, lihtsalt mänginud mingeid mänge. Tavai. Aga räägime siin Neles ka. Ei oota, aga siin on üks veel. Siin on S on öelnud seda, et perse valutab. ikka veel. Oleks võinud õrnema olla, oleks võinud kuidagi veidi kreemitada sisse ja vaikselt tulla. Ei, see oli kohe kaks näpp. Ma tulin uksest sisse, ütlesin nii, ta küsis, mis viga. Ma ütlesin, kurat, parkimiskohta ja juba tuli. Jep, aga Nele enda kogemuses on Vaagna-sisene hoolitsus aidanud uuesti luua ühenduse oma kehalise puhtuse, pühadusega ning maandatud rahuga kogu oma elukogemuse suhtes. See lause oli halvasti loetud praegu, aga ma loodan, et te saite aru, et kehaline puhtus on tulnud tänu sellele. Aga kui me räägime, Nele Suisalu on selles mõttes, ta on haritud inimene, aga räägime, ta on tantsukunstnik, nõustaja, manuaalterapeut ja kehastumise teejuht, seda vist uhuraamatus ei olnud. Vist ei olnud, jah? Kehastumise teejuht, mulle meeldib, et see on see, mis su rajad maha võttis. Tegelikult ka või? Kui kuradi me oleme terve selle aja rääkinud näpp perses, nothing, ja siis tuleb, ma olen kehastumise teejuht, Andy on floored. Ei, no selles mõttes seda ei olnud raamatus, vaata, kui raamatus ei ole, siis nagu ei ole olemas minu jaoks. Seda on niimoodi, mida pitta, et nad suudavad seda ikka nagu, kaugumale lükata. Kehastumise teejuht, jah. Aga ei, tantsukunstnik, keda ikka tahaks Vaagna-sisest hoolitsust tegema kui tantsukunstnikud. Aga ta on elanud ja töötanud professionaalse kaasaegse tantsijana 10 aastat Prantsusmaal. Viimasel 6 aastal on Nele toetanud inimesi oma algolemuse ja loomisväega parema kontakti saavutamise juures. Tantsustuudios sai töö otsa ilmselt. Aga tema töö põhineb kehatunnetusel ning kaasab häält, liikumist, puudutust ja energeetilist peenhäälestus. Et energeetiline peenhäälestus jälle, cool.
lisaks loob ta meditatiivseid peenhäälestuse ja energiatöö ruume. Huvitav, kas ei, ma ei tea, vaata, kunagi oli Reformierakonnale heideti ette, vaata, et ainult mingi peenhäälestamine toimub. Peenhäälestus, jah. Seda tegid, lükkasid teine see näppe perse. Jaa. Paljud ei tea seda, aga tegelikult oligi, peenhäälestus käiski niimoodi, seal käis Veronique de la Cochiter käis ja muudki surkis. Jah, see oli siis Rõivase valitsus. Aga lisaks loob ta meditatiivseid, seda ma lugesin juba, teeb koostööd hingamisterapeudi ja kanaldaja Helen Haavaga. See on tore, et veel üks kanaldaja on juures. Samuti jätkab tantsukunsti uurimusliku suunaga, kuidas ühendada performatiivsust tervendama ruumiga. Tundub jälle väga aus. Aga jah, tema pagarisse kuuluvad kaasaegne tants ja improvisatsioon, Argentiina tango, pneumofoonia, ehk siis see on siis Serge Villar hääletehnika ja klassikaline laul. Ja siis muidugi ka siin on nagu konkreetselt nagu mingi see täielik kompott nagu, et jaa, ma olen tegelikult jaa, mul on raamatupidaja paberid, siis ma olen tegelikult enesearengu teejuht ja siis ma olen ka tegelikult autorimoodi luksõppaks õppinud, aga ma olen ka tegelikult klassikalise lauluga, ja siis human design ka, et siin on nagu igast nagu kõik, mis ta vähegi on olnud kunagi teinud, on kirja pannud, see on tore. Aga ega see ei ole veel kõik. Sidekoe pulsoloogia, kehapsühhoteraapia, üleminekuteraapia, kollektiivse trauma tervenduse põhimõtted, vaagnasisene manuaalteraapia ning intuitiivne energiatöö. See on see kõige olulisem, ikkagi intuitiivsus. Jah, et ühesõnaga siin on ikkagi mingisugune kuradi ema. Aga kusjuures mina ütleks kommentaariks kõrvale nagu sellise asja, et tegelikult, et ta on tantsukunstnik olnud, et ma tean omast käest seda, et tegelikult ma nagu mõnes mõttes leian seda, et sellist tantsukunstiga ja see tantsukunst tegelikult võib-olla näitlejatööga ka, sa natukene avad ennast, kui sa need asjadega tegeled ja õpid need asju, sa natukene avad ennast maailmale, sellepärast et seal on nagu see, et improvisatsioonitunnid, kus kohas ongi näiteks kontaktimprovisatsioon, mis on see, et inimeste kehad lihtsalt liiguvad ja siis sa nagu liigud nii-öelda hästi vabalt, nagu improviseerid kogu aeg on ju kehaga, kuidas, ja sa pead olema teisega füüsiliselt kontaktis ja nii edasi, on ju. Ja see on, ja siis ongi, ja seal on nagu mingid teatud terminoloogiad ongi nagu see, et sa võtad teise energia üle, kasutad teise energiat ära ja siis sa kuidagi nagu avad ennast nagu sellele, et ruumis on mingi energia ja siis mingisugune, ja siis sa lased muusikale rütmil ennast liigutada ja siis sa nagu natukene, et kuidagi, ma nagu, tegelikult kui ma seda kõike nagu lugesin praegu, mõtlesin oma kooliajale tagasi, et siis tegelikult ongi, et mõnes mõttes see nagu teeb inimese nagu avatumaks nende asjadele. Ja weirdly enough, ma tean kooliajast vähemalt ühte tantsukunsti õppinud inimest, kes praegu on täiesti segi peast. Tropi näime ka veits? Ei, sa ei pea. Ei, ma ei tropi, jah. Kui ta teeb mingisuguse toreda posituse näiteks ja selle üle saab arutleda, siis võime troppida. Aga võt selline see oli Võhkarite 110. osa, mis oli täiesti nagu tõsiduse tippsaavutusest huumori kullani. Võiks öelda legendaarne. Jep, et kõigile teistele aitäh, võite liituda meie patrooniga ka, kui te tahate sellised suurepärased saateid veel kogeda. Võite minna patreon.com/Vohkarid, seal on võimalus siis 6.50 pluss käibemaks, et liituda meie Patreoniga ja saada iga nädal patroonhääling. Mõelge. Tegelikult üle nädala küll. Aga siis teil on iga nädal, mitte Patreon, vaid Võhkrite saade, et meil on kombeks teha iga kuu 2 patroonhäälingut. Ja viimane patroonhääling oli jälle selline nagu hitpatroonhääling, et kui jutt on Joel Juhist, siis everybody goes crazy. Nii et minge kuulake, üks vahva saade tuli. Ja me saame teada Märdi magamisrutiinidest. Yeah. Aga ma ei tea, aitäh teile. Päeva mõtte ütlen ka lõppu. Näpp perse. Head aega. Tšau.